räägime edasi nartsissistidest, sotsioppaatidest ja psühhopaatidest ja teeme selgeks, et tegelikult ei ole võimalik tõmmata nüüd kindlaid piirjooni nende kolme vahel, vaid nendele omased isiksuse häirele omased karakteristikud kattuvad. Ja üks nendest karakteristikutest on see, et neil on lõhnameel tavaliselt puudulikult arenenud ja ka maitsemeel muuseas. See on selles mõttes huvitav, et lõhnameel ja maitsemeel on tundlikkust eeldavad sensoorsed neurofüsioloogilised protsessid. Ja kuivõrd see empaatiavõime on ka ühtepidi seotud tundlikkusega, aga ärme unusta, et nii nartsissistil, sotsiopaatil kui psühhopaadil empaatiavõime puudub, siis see on nagu kuidagi omavahel seotud. Ja mis näiteks iseloomustab neid kolme, on see, et me kõik, kui me kasutame oma lõhnaõli näiteks, siis me mingisugusel hetkel me juba harjume selle lõhnaga ära ja me ei taju enam, kas ta meil on peal või ei ole peal. Me me ei fikseeri, võiks öelda, et kas ta on peal või ei ole. Aga nende puhul on see, et kõigepealt tuleb see lõhnapahvak, muuseas see võib olla ka ebameeldiv pahvak, mitte ainult meeldiv pahvak, ja siis tuleb kodanik. Ehk siis see on üks niisugune pool, mis alati näitab, et inimesel vähemalt see tundlikkuse pool, haistmismeel on nii-öeldes vähe arenenud. Ja ka maitsemeele puhul, mis neid iseloomustab, on see, et nad armastavad niisugused hästi tugevaid maitseid. Ehk siis üks põhjustest, nii nagu ka nad armastavad võtta riske teadlikult, on just see, et nad vajavad niisugust sensoorset kogemust, mis on kõrgendatud. Ehk siis, mis ma sellega mõtlen? Kuna neil on südamerütm madalam, siis selleks, et seda excitementi saada, nad vajavad ekstreemsust. Ja nad võtavad teadlikult seda ekstreemsust, mitte seda, et nad oleksid nüüd ei ole julged. Nad ei ole julged. Aga nad naudivad just nimelt seda, et tal on vaja seda impulssi, mis oleks tugeva. Ja sellepärast need alati nii, sõltuvushäired. Ma ei ütle, et kõik sõltuvushäired siia alla lähevad, absoluutselt mitte seda. Aga ka, seksuaalhäired on neile ka sellepärast just iseloomulikud kõrvalekalded, ma ütleksin. Ja. Just sellepärast, et need annavad neile tugevamat niisugust impulssi. Ja kui te näete seda, et on niisugused tugevad kõrvalekalded, siis see muuseas on ka alati üks märk, mis võib viidata, et inimene on siis nartsissist, sotsiopaat või psühhopaat.